Tervist! Käes on 4. veebruar ja te vaatate Risto Ränk Farming kanalit. Täna on siis see päev, mis on... loendame ära siis linnud ja loomad. Oli sükene küsimus tekkis teil YouTube'i vaatajatel, palju mul linde loomi kokku on ja ennastki natuke huvitab, et umbmäärase arvu siis täna vaatame, saame kokku. Teeme hommikuse toiduringi ja samal ajal loendame ära. Siis ma hakkan videot kokku panema, ma saan täpse arvu teada ja siis juba ütlen, palju neid kokku tegelikult on. Eile alustasin selle uue puuri töö jätkamist. Tein mõtled, siia kohta tuleb siis üks liist juurde, kuhu külge tulevad siis automaatjootjad. Tuleb 2 tükki, tulevad väljapoole just sellepärast, et kui te mäletate, siis me tegime suvel ühe puuri, kus jootjad olid 2 tükki seestpool ja ma avastasin seda, et kui panna sisse poole, siis tuleb panna see võre peale või siis panna väljapoole ja mina panen väljapoole, võtab puurist vähem ruumi ja on lihtsam hiljem puhastada, vahetada, parandada, mis iganes. Ja point on selles, et linnud astuvad juhuslikult siia sisse, siis hakkab üle voolama ja voolab vesi välja igale poole põrandale ja muu jama. Et nad siia sisse ei astuks kogemata, siis tuleb panna kas siis võre peale või joote väljapoole. Ja jootid siis järgmised siuksed tulid. Kohe näitan. Nii, et olukord lihtne. Nippeljootja, siia tegi vesi seda toksib. See on kõik see, mis me näitasime kunagi selles videos, kus me ehitsime, aga nüüd ma tellisin kaasa sellised plastikust jullad. Nii, plastikust jullad, kus siis on kohe tihend koht, keere on sees ja siia saab siis ühendada kas siis viimide kokku muidu plastiktoruga või siis panna voolikud. Sisemine läbimõõt 2 cm on sellel ehk 20 mm ja mina tõenäoliselt kasutan voolikuid, sellepärast et voolikud on paindlikumad selle koha pealt, et kui see liimida kokku plastiktorustik, siis kui puuriraam liigub liigutades, käib mingi krõps, läheb sealt lahti või läheb kuskilt puruks, et seda ei juhtuks, siis mina panen voolikutega. Klamber peale, voolik ja siis ta on nagu paindlikum selle koha pealt. Nii et täna lähen kindlasti Kuressaaret otsima juppe, mul on vaja kolmikuid ja voolikuid ja klambreid. Et seda ma tahan nüüd edasi teha. Ja siis siia külje peale läheb selline põhimõtteliselt seesama võrk, millest on tehtud orava puur. Et see on natuke peenem kui see rebase võrk, aga tugev. Lõikasin 2 kohta juba sisse, kuhu jootjad tulevad, et need on mul ka valmis lõigatud. Et siis saamegi suure puuri ka juba töösse panna. Võt, aga nüüd toidame ära vutid. Hommikuringi juures läheb vuttidega kõige kauem. Sellepärast, et meil on need jootjad siin. Kõigepealt ma korjan ära munad. Munadega on lihtne. Munad korjan siia, tavaliselt ma loen ära 1, 2, 3, 4, las praegu olla see lugemine. Homsest alati hakkan korjama sellest ja sellest puurist jälle hauda mune. Näide, üks muna, mis on nahkmuna, lihtsalt koor ei ole moodustunud. Peaks netist uurima, et miks see juhtub. Vahel väga harva juhtub, et seda, mõtlengi, viimalt juhtus siis, kui ma vutitsi majja tõin. Aga arvuliselt lugedes siis vutte on meil. Ma ei hakka nüüd täpselt arvu ütlema, ma tean umbes, et palju ühes puuris on linde. Kohe loeme, aga ma näitan, kõigepealt pärlikatel tuleb 3 muna juba päevas, mansuuriakatel umbes 5. Mansuuriakate munad on veel väiksemad, sest nad on noored munejad. Siniseid mune tuleb 9. Õhtul tuli 8, nüüd on 1 juures. Siniseid mune tuleb 9. Järgmine asi on, enne kui ma teen käed märjaks, läheb sööt. Vutte on siis 30, 60, 2 alumispuuris on ka 30, 30, ehk 120, on ja, 60 on kokku siin, 60, 120 ja siis on all on ka 30 lindu, 150, 106, tahab head arvutakse, 150 lindu pluss uued. 150 lindu pluss uued ja see tähendab seda, et 10 on 10, 12, ütleme niimoodi, 10, 10, 30 ja seal on ka umbes 10, 40. 190 vutti põhimõtteliselt on täiskasvanud. 190 vutti on täiskasvanud pluss siis noored. Noori on, siin on uued noored valged,
ja pruunid. Neid on mõlemad 30. 250 lindu on siin laias laastus, 2-3 siia-sinna. Et 250 lindu on siis siin majas, vutimajas, pluss 4 jänest. Ma pean video lõpus ise selle materjali üle vaatama, kus ma kui palju kokku lugesin neid. Saame lõpparvu öelda, et 250 lindu pluss 3 jänest. Paneme siia. Kas teil on vaja? Uued vutid on jaotatud, need kes siin olid ühes puuris lambi all, need on jaotatud, valged on üleval ja Texase smoking on all. Neil on päris palju süüa ja nüüd ei muud kui joogid. Homme on sitapäev, täna sitapäev pole seega, nüüd ongi joogipudelid täis ja on tehtud. Muidugi ma puhastan selle renni ka jälle ära kindaga. Aga selles mõttes, kui automaatjootjad juba on, siis on puhas lust. Nüüd lähevad kätte kindad, sitakindad ja siis ma koristan ära need rennid. Aga ma jätsin veel lugemata need kuked, keda on umbes 10 siin. Ehk siis 260 lindu on siin. Aga noh, neid ei loe, siis need lähevad lihaks, kui huvilis ei ole. Või noh, isegi kui on, nad lähevad minust ära, et need on loetud päevad ainult siin veel. Ühesõnaga, nüüd on vaja puhastada ära need restid siit. Ja that's it. Siis on vuti ja kõik. Siis annan jänkudele ka süüa. Ja ongi olemas. Siis järgmiseks lähme toidame ära pardid. Need päevad, kus ma olen kodus ja ma saan kütta, siis ma keedan partidele siin samast katla sees vilja, paisutan ära põhimõtteliselt. Ja ma saan ämbri täiest nisust või odrast, ma saan, ütleme nii, et peaaegu 4 ämbrit vastu. Ja küpsetatud toiduga on alati see, et toitained imenduvad paremini, nad saavad toitained paremini kätte, selles mõttes läheb neil vähem energiat seedmise peale. Nii et kui mul vähegi võimalus on, siis vahel ma ikkagi siin küpsetan neile selle vilja ära. Tõstan ämbrit täis ja siis lähme viime partidele ette selle. No nii, nüüd proovime ära lugeda haned, pardid ja kanad. Kõik elukad, kes siin aias on. Neid on üpris palju. Ma hakkan nüüd lugema, panen kaamera peal kinni ja siis kui ma saan hakkama sellega, tõenäoliselt see võtab mitu üritust, siis ma juba räägin palju oli. Nii, ma proovisin lugeda, kindlasti mõni võib minna sassi see number, et mõni liigub natukene, aga üldpõhjas ma sain 63 lindu siit aiast. Ma ei tea, kas see on loogiline, põhimõtteliselt see peab olema 63, 65, 62, 61, kuskil seal vahel. Mina sain 63, nii et ma loodan, et on 63. Siin on lambaid on 2. On ja nüüd anname lammastele ka söögi ära. Anname neile täna ainult heina. Mul on muidugi lambagraanurid ka, aga täna saavad ainult heina, muidu saavad liiga palju oma graanuli asja. Järgmiseks toidan ära tuvid ja faasanid. Tuvid ja faasanid saavad väga mitmekülgset toitu. Siin on erinevad seemned, mineraalid ja veel lisaks panen nisu ja otra. Lähen puuri sisse. Väga üllatavalt julged faasanid on meil siin. Paneme, kuna ilm on kuiv, siis ma panen enamus õue toidust. Natuke lähen valan sisse ka. Ja siis vesi. Vesi on niimoodi, et kui on örnjäägid peal, siis ma astun lihtsalt jäägihi katki, siis nad saavad juua. Aga tänan on suhteliselt karge, nii et ma toon vett ka tõenäoliselt siia. Enne kui ma lähen tuvipuuri siseruumi, siis ma annan oravatele ka. Oravad saavad sellist seemnesegu praegu täna. Nende toit on põhimõtteliselt iga päev erinev. Vahel viin hunnikust tammetõrusid. Vahel saavad poest ostetud pähkleid, et nemad saavad hästi süüa. Ma ei ütle midagi. Lausa kadedaks teeb kohati. Ja lähme sisse. Nii. Ja oravate juures olemegi. Nemad on ülinuinud. Toimetavad ringi siin. Et nendel see talvekülma vastu pole midagi, sest meil on tegelikult üpris karge praegu. Tahaks tegelikult siia ääre peale panna tõitme. Oh, neil on nii palju sihvkasid ka.
päevaliseemneid ehk siis. Nii, tada! Ja siin nad on. Emane. Ja isane on seal. Lumega muidugi kaamera võtab väga halvasti valgust. Et lumi on nii valge, aga siia panen toitu neile ja siis nad siin toimetavad. Et neil on üli hästi. Seega loeme edasi oravaid 2. Tuvisid on meil on 2 faasanit. Ja 1, 2, 3, 4, 5. Siin on 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tuvi on siin. Ma vaatan ruttu, kas sees on ka. Võtame toidu kaasa, mis sisse pidi minema. 10 tuvi. Vaatame kohe, kas on neid rohkem. 1 tuvi pesakond läks hukka neil siin. Täpselt 10 tuvi ongi. Sees ei ole kedagi, aga ma valan toidu siia. Emane ja faasan on sees praegu. Just tuli. Faasanid ei lähe ööseks sisse magama, aga tuvid lähevad. See on niisugune vahe, et faasanitel ei ole vist ilmastiku vastu küll mitte midagi. Nii, ja nüüd lähme vaatame üle viirud, viirpapagoid ja naerutuvid ja teemantuvid. Papagoi puuri juures, papagoid ikka on õues, öösel on -10 kraadi, neil on täiesti poogen. Minge sisse, seal on soe. Käivad siin oma pesas. Et kui see ülikülm tuli, siis ikkagi nad oma tibudega välja ei tulnud sealt. Noh, seda oli arvata ka. Pole loogiline. Piiksus küll päris kaua selle, aga noh, ma ei saa seda puuriga lahti. Seda puutüve raiuda, et pojad välja võtta sealt. Nii et teoreetiliselt talvel nad ikkagi peaksid tegema oma beebid sisse, kus on soe. Või neid mitte üldse tegema, mis on nagu täiesti loogiline. Ma ei tea, miks nad üks emalind üritab kogu aeg poegi teha. Keset südatalve ka. Aga papagoid saavad täna toiduks sugust segu toitu. See ei ole nüüd otseselt papagoisöök. Papagoisööki on neil eilsest. Siin on automaatsöötja. Vaatame, kas me saame sisse. Nii, papagoi majas. Papagoidel on sööki, ühesõnaga. Neil on siuke automaatsöötja, et papagoi toit on neil kogu aeg ees. Ja nagu näha, siin maas on tegelikult nende vilja asja ka tuvidel, aga ma ikkagi kuidagi toon juurde seda tihti siia. Liiga tihti tundub. Peaks vahet tegema, aga see läheb siia maha. Tegevad tuvid söömas, tegevad papagoid söömas. Siin on igast seemneid, vilja ja ka mineraale pani sisse tuvide omasid. Aga tuvide mineraali söövad ka papagoid ja need samad vutid siin. Et papagoidele ka väga meeldib see. Saavad kõik ained kätte. Aga siis on 2 hidasinivõtti siin all. 2 hidasinivõtti. 2 teemantuvi on seal taga. Kõige väiksemad tuvilised maailmas. Ja naerutuvid. Naerutuvisid on minu arust 4. Praegus seisuga ja papagoi arvu ütlen ka kohe, ma lähen vaatan väljas, palju neid seal on. Viirpapagoisid on 8, kui ma õigesti lugesin, et viirpapagoisid on praegu 8 täiskasvanud lindu. Et igal pool on see kibumajandus muidugi ka, et neid ma ei loe kunagi enne, kui asi on kindel. Et nad pesast välja tulevad, kes mida haudub, et neid ei loeta. Vähemalt mina ei loe, et ma ei taha nagu enne lugeda kedagi, kui ta on päriselt olemas. Ja, võt, nüüd ma lähen korraks sinna tibumajja, niinimetatud tibumajja, kus on 2 paabulindu ja paabulindu ma panin sisse igaks juhuks. Mitte seepärast, et külm oleks, vaid sellepärast, et mul siin üks tuttav jahimees ütles, et nugised on liikvel, et peaks mandariinid ka sisse panema, et kõik hinnalisemad linnud lähevad kinni selle igaks juhuks, kui on niisugune ohuaeg. Et mul käis ka siin aia taga käis 3 hunti või mingi 2 nädalat tagasi. Et selles mõttes, aga noh, siia aedan sisse ja siin on vool, et nad ei ikkagi voolu all olevasse aeda ei lähe. Et ma toidan nüüd paabulinnud ära, neid on 2 ja 1 on siidikukk on ka seal. Seega 3 lindu läheb sealt juurde. Ja nüüd ongi ainult jäänud tibud. Lähme teeme tibud ka ära. Ma vaatan, kus seal valgust on, et kuidas filmimise peal jääb, kas jääb kena, ei jää. Kas ma pean lisavalgustust panema tõenäoliselt peana, aga vaatame, äkki saame niisama ka hakkama. Et lähme loeme ära tibud ka, et üldarvestusest eraldi äkki. Nii, tibud. Tibudega on siis järgmine, et meil on siis munakanatibud. Munakanatibusid on meil 36. Tellisime 35, aga pandi üks peale kauba on 36 tükki. Ta tuletab meelde, et see kindlasti ei ole lõplik arv, kuna nad on väga tugevad ja
ei ole ühtegi märki, et mõni peaks välja minema, aga alati midagi kuskil juhtub. Loomadega, lindudega on nii, mida väiksem, seda rohkem on tõenäoliselt midagi juhtub, nii et tibud loeme eraldi arvestusse äkki. Mis te arvate? Siin on meie beebiseladonid, esimesed. Neid läheb nüüd nädalavahetusel kooruma terve resti täis. Neid tuleb juurde kindlasti. Seladone on meil siin minu arust 10. Järgmine korrus on Texase lihavõtt ja Texase smoking segamini. Neid ma eraldi ei pane kunagi, sest ma hiljem väärusjärgi saan ju ilusti aru, kes on. Neid on meil kokku siin kuskil 70. Korrus allpool on Texase smoking juba suuremad tibud ja ongi juba üpris suured tegelikult ja väga jõudsalt kasvavad. Siin on minu arust kuskil 30 lindu. Ja üks korrus veel allapoole on siis Texase lihakas, valged, neid on ka 30, ütleme siis umbes nii. Et nemad on ka juba, need on sama vanad kui need ülemised nüüd siin ja siis on ka üpris suured juba, et kasvavad ka väga jõudsalt. Kuigi praegu isegi mul tundub, et teised on natuke suuremad, kuigi see võib olla täiesti suhteline. Ja siis on neil siin veel 2 koera, üks koer on minu oma, üks on tema pruut lihtsalt ja kass. Ja muidugi kalad ka veel, aga nende arvu ma ei tea ja neid ma ei loe ka. Et siuke arv hingelisi, oota ma nüüd arvutada kokku, ja siis siukene arv on siis meil hingelisi, kelle eest mina pean vastutama igapäevaselt. Vot, ja arv kogu täieneb, nädalavahetusel lähevad uued munad jälle kooruma. Minu arust on mingi 70 seladon võti muna läheb kooruma. Nende koorus oli ka ülihea ja läheb mõni kanamuna ka, mis on. Ja siis hakkavad juba tulema need pisiksed munad uuesti. Eelmistest pisikstest ei tulnud mitte midagi, nagu ma kahtlustasin, kukk oli olnud liiga vähe kana juures, et need olid kõik mädad, need olid viljastamata lihtsalt. Ja kukk muidugi oli kuskil mujal, tõenäoliselt oli hämaramas ruumis, ega tal ei ole kevad, tema võtab ka uuesti aega, et ma ei tea, kana peale minna pöördesse, nii et aga nüüd järgmist munadest ma juba loodan tibusid, nii et kõige tuleb. Ja muidugi pardid hakkavad varsti munele, haned hakkavad varsti munele, tuleb igast veel linde, nii et äge saab kõik olema. Nii et teie laikige, share'ige, jagage, kindlasti külastage hooandjad, elage meile seal ka kaasa, kes saab anna hoogu, ülitänulik olen nendele, kes annavad hoogu. Meil on ju väga palju teha ja väga palju põnevat teha ja olge tublid ja näeme järgmine video. Tšau! Ah!